Mäng kujuneb, Mihhaila Pašova, Tšehhi peakohtunik, vilistas mängu alanuks, sõidame. Ehk siis jah, kui täna Eesti peaks viiki mängima, siis võib ka ikkagi sellest play-offist ja Rahvuste Liiga B-tasandist suu puhtaks pühkida. Seal on ikkagi siis juba Bosnia ja Leedul eelis ja nüüd Kubassova üritab! Oi, milline värav 10. minutil! Ja seda mängijat Eesti vajas oma koosseisu täna! Ja see on see põhjus, miks Eesti läheb 1-0 juhtima ja milline värav siin Pärnu rannastaadionil! No kaunis, kaunis, kaunis! Ja Bosnia mängijad lähevad kohe nõu pidama, et mida me nüüd peale hakkame. Ohohoo, no oli löögi koht ja Kubassoval on seda löögi jalga. No ei ole üldse palju, aga väga tähtis värav ja näeme siit. No väga kehv klaarimine Bosnia mängijatelt ja veel kaunim löök Kubassovalt. No see on šedööver. Pall on jälle mängus ja Eesti on 1-0 ees. Oi. Ja hetkel on fakt see, et Bosnial on nurgalöök. Ette posti tuleb jätk ja tuleb ikkagi Bosnia viigivärav. Ai. Number 6 Melissa Hasanbegovic ja tuleb koos varumängijatega seda väravat tähistama ja tuletame meelde, et Bosniale viik sobib, Eestile kohe kindlasti mitte. Ai. 12-13 minutit suutis Eesti eduseisust kinni hoida, näeme veel seda Hasanbegovitši väravat. Väga täpne tsenderdus Husic'ilt. Seal mitme pea. Käpa veel üritas päästa, mis päästa andis, aga no see selleks. Tuleb kiiresti ära unustada, kuna Polosen ei suutnud seda esimesel võimalusel kinni püüda. Siit nüüd üritus ja tuleb nurgalöök numbriga 3. Ja oli see Tammik. Aga on küll sellise moega, et läheb lööma. Upa, milline tõrje Käpalt! Terav, tugev löök. Nüüd Bosnia suundub kontrasse. Mööda vasakut äärde Ekicilt sööt värava ette. Siin nüüd kuldne võimalus latti. Õnneks tuleb jätk ja veel kukutakse ka, aga pall jääb Käpale. Varumängijad üritavad tempot hoida. Andsid kiiresti palli omadele. Tsenderdus ja peaga löök, aga Käpa järjekordse pantrihüppega. Bosnia karistusala lähistel. Ja jälle võidetakse pall tagasi. Kirpu, sööt Tammikule, Kirpu, ei! Tuleb hoopis Hasanbegovic ja Eesti saab. Nüüd kala võitluses ja kukub ka löök posti. Pass ettepoole. Hästi kombineerivad Bosnia mängijad ja jälle Käpa on ees. Siia rannastaadionile ja mul on kuri kahtlus, et see tuli Keili Rosenile. Siin mitmed arstid käisid teda vaatamas, kui siin nüüd Nikolici, Bosnia kapteni löök. Variant ei realiseerunud, aga jah, siin ütleme nii, et võitlust on rohkem kui mänguilu, aga siin nüüd Bosnia ründamas. Sööt värava ette mõnelt meetrilt posti jälle ja jälle Krašumovic. On see rannastaadioni, aga enne on vaja see pall kätte saada. Bosnia jälle ründamas ja jälle karistusalas ollakse ja jälle Käpa hoiab jalatõrjega Eesti elus. 90+6 on täis. Tsenderdus karistusalasse, Nikolic lööb üle.
ja jääb murule lebama ja jäävad ka nüüd kõik murule lebama. Treener Aleksandra Ševaldaeva täna 1-1 viik, mis on väga sellise kaotuse maiguga, et millest täna puudu jäi lõpuks? No selles mõttes ma arvan, et kiita saab meil kasti kaitsmist ja küll Bosnial tekkis ka ikka nagu ka natuke liiga palju momente, aga ütleme nii, et ma arvan, et me võib-olla ei saanud nagu piisavalt hästi, ütleme, selle palliga mängu nii hästi kontrolli alla ja ei suutnud võib-olla selliseid nagu momente realiseerida või rünnakus, kus meilt nagu sellised eelised võib-olla tekkisid ja ma arvan, et see on selline suurem võib-olla nagu põhjuseks, et või aga sellel on omakorda mingid põhjused, et peame need asjad nagu üle vaatama. Mis sõnumi sa esmajoones mängijatele edasi andsid praegu? Ega praegu ei jõudnud rääkida, et selles mõttes esimene asi, millega me tegeleme, on emotsioonid ja see on täiesti nagu aus asi, millega tegeleda, et kõik on pettunud ja kõik on kurvad ja nii on. No mängus oli palju, sa eile ka mainisid, et kui te teete oma asjad ära õigesti, et siis on võimalik see hea tulemus kätte saada. Samas sa mainisid ka seda, et on ka see stsenaarium, et te teete oma asjad ära, aga ei tule see soovitud tulemus. On ju ikkagi asju, millega täna saab veel rahule jääda? No on, ma arvan, et jah, et siin tavaliselt ütleme pärast mängu on see kriitiline meel alati võib olla väga palju suurem, eriti kui ei saa seda, mida sa tahad, et siis on nagu jah, eriti raske nagu seda valgust kuskil tunneli lõpus näha, aga kindlasti neid on ja ma arvan, et me selle peale saame nagu edasi ehitada, et ma usun, et me oleme õigel teel, et ma ei ole kindel, et Bosnia vastu me kunagi üldse mingit punkte oleme nagu teeninud, et kas või see, aga ütleme praegu see on ei lohuta, ma arvan, mitte kedagi. No, olid küsimärgid ka Vlada Kubassova osalemise osas, tegi täismängu, et siis oli kõik hästi tal? Jah, et trenni ta tegi kaasa, et mingit nagu ei kurtnud nagu midagi ja selle pealt saime otsuse teha. Kuidas on lood Kelly Roseniga, et siin vahepeal kiirabi auto käis teie pingi lähistel? Pea käis tal selles mõttes ringi ja selle peale lihtsalt tegime vahetuse, et hetkel ma täpselt rohkem infot nagu ei tea. Ja Karola Purgats, kas temaga on kõik okei? Oli see võib-olla taktikaline vahetus, et sa ju tõid ta teiseks pooleks sisse, aga lõpuajal vahetasid Jotkini ka ära? No Karolal need mänguminutid on selles mõttes ikkagi nagu piiratud, et tänu sellele, et saime siin või tänu sellele, sellepärast, et mängu alguses oli nii palju neid seisakuid, et siis ta seal 30, natuke üle 30 nagu mängis, aga ega rohkem ei oleks saanud, ehk siis pidime tegema selle otsuse, et kas me paneme ta ja vaatame, kui palju ta saab või siis paneme lõpus aga äkki ta ei saa nagu, et valulikust tal pigem nagu minu info kohaselt ei tekkinud, aga kuna tal see mänguvorm on nagu ei ole veel kõige parem, kvaliteeti ilmselgelt nagu on, aga kahjuks täna nagu sellest veel ei piisanud. Aga see on see põhjus ka, miks me vahetuse tegime. Okei, aitäh sulle, Aleksandra, ja tõesti kahju, et nii läks, aga aitäh nende emotsioonide eest selle kogu valiktsükli jooksul. Kuidas räägi võib-olla see mängu eelne osa ära, et oli väga palju küsimärke, kas üldse täna mängid, on kõik põlvega okei? Tere! Jaa, mul oli see vigastust oli juba hooaja alguses ja siis Liechtensteini vastu sain nagu vänasin veits ja siis olid küsimärgid, aga nagu see mäng oli väga tähtis, nii et ma valuga või tahtsin lihtsalt mängida nagu, et aidata võistkonda. Kuidas ise tunned, et teil oli vaja võitu, millest puudu jäi, et seda võitu täna ei tulnud sinu hinnangul?
kohe aus olla ma ei oska öelda, sest ma arvan, et võistkond jättis kõik väljakule ja ma praegu ei oska nagu midagi öelda, sest ma ei tea, ma arvan, me tegime nagu väga head mängu, me lihtsalt võitlesime igal pool ja ma ei oska öelda. Tunned sa ise ka, et see praegune valiktsükkel oli siin viimaste aastate üks parimaid just nii-öelda mängupildi osas? No võib-olla, ma ei tea, ma ei oska niimoodi öelda, ma tean, et meil toimus põlvkonna vahetus ja praegu väga palju noori ja me võib-olla lihtsalt võitleme ja võib-olla see oli kõige parem, ma ei tea, ma ei oska praegu kommenteerida. Ehk siis nii-öelda tuleviku osas on lootust, et asjad lähevad veel ja veel paremaks? Ja kindlasti on lootust. Räägi oma väravast ka, tahtsid väravahti üllatada, väga kaunis löök oli lõpuks. Aitäh, ja lihtsalt pall põrkas kuidagi ilusti, nagu nägin, et oli hea põrke ja mõtlesin, et proovin lüüa kaugemalt. Tundsid sa ise pärast ka või kas see oli nii-öelda kuidagi teadlik valik, et pärast seda asusite rohkem kaitsma, et see mängu algus oli ju teie poolt väga aktiivne, aga pärast seda sinu väravat kuidagi nii-öelda vajusite rohkem enda poolele ära? No ja tahtsime nagu juba kohe algusest nagu neid kuidagi ületada või pressi peale panna ja lihtsalt nagu nad on väga hea võistkond ka ja nad surusid meid ja võib-olla natukene vässime ära ja natukene langesime oma blokki, mis oli ka võib-olla natukene plaanitud ka. Kui sul oleks võimalik 5 punkti skaalal sellele kogu tsüklile lõpuks hinne panna, siis millise hinde sa paneksid? No, ma tean 4 äkki. 5 oleks, kui me saaks edasi. Okei, aitäh sulle, Vlada, ja palju edu!